no tšau, sellised mõtted tekkisid, et üks moodus, kuidas me asju saame näha, on nii, et minu ülesanne või sinu ülesanne, et inimese ülesanne, üks ülesannetest on muutuda siin elus järjest tähelepanelikumaks. Kõigi osas. Eelkõige tähelepanelikumaks selle osas, mis valmistab kannatusi. Märgata erinevaid mustreid. Ütleme, et kui ma olen eluga plindris ja ma olen mingisuguses olukorras, mingis olukorras, mis kogu aeg kordub. Kogu aeg kordub üks ja sama olukord. Alguses esimene asi, märgata. Mul tuleb märgata, mis olukord kordub. Mis olukord, kogu aeg üks olukord kordub. Lõpuks ärkad üles, panid tähele, et see olukord kordub. Nii, lõpuks ma nägin. Nii. Nüüd järgmiseks tuleks tähele panna, miks see olukord kordub. Mida mina teen sellist, et see olukord kordub. See võib olla mingisugune uhkus, ja, see võib olla enesealetsus, see mingi ohvriroll, see võib olla mingi oskuse puudumine, see võib olla mingisugune teadmise puudumine, see võib olla mingisugune piirav uskumus, lugu, miks see olukord kordub, miks ma kannatan. See võib olla mingisuguse ressursi puudumine, ehk siis ressursikuse puudumine. See võib olla, tähendab, need võivad olla erinevad põhjused, miks see olukord kordub. Nii, kui see on nagu tuvastatud, siis saab selle olukorra ära lahendada ja tänu sellele on ka kannatust vähem nüüd. Ja kui ma olen märganud, et kui mina endas mingisuguse olukorra ära lahendan, leian lahenduse, siis see aitab lahendada selle sama olukorra ära ka teistel. Kannatusi tänu sellele, kui sina või mina saad mingisuguse asjaga hakkama, leiad lahenduse, siis see aitab, see kandub üle ka nii-öelda teistele inimestele, kes on sarnases situatsioonis. See on umbes, kunagi tehti mingisugune eksperiment mingite loomadega, minu meelest oli ahvidega, kui ma õigesti mäletan, kes asusid teineteisest eemal ja pika vahemaad, aga kui ühed leidsid lahenduse oma seal puuris, siis automaatselt samal ajal ka teised, ütleme ahvid, minu arust olid ahvid, leidsid lahenduse samal hetkel teises maailma otsas. See on umbes sama, et kui nüüd ehitatakse neid tehisintellekti roboteid, siis kui nad on teineteise külge ühendatud või nii-öelda mitte füüsiliselt, aga läbi interneti. Kui üks õpib midagi ära, automaatselt kohe kandub see üle teisele robotile, et need robotid õpetavad teineteist reaalajas selliselt. Kui nad on miljon tükki, siis nad arenevad jumala kiiresti. Ja meie saame samamoodi, ma mõtlen, et see sama mehhanism toimib inimeste vahel ka. Mulle on vähemalt tundunud niimoodi. Ja, et me saame seda Jumalat endas õpetada siis läbi tähelepanelikkuse. Mida tähelepanelikumad me oleme, ehk siis seda teadlikumad me oleme. Me märkame rohkem mustreid. Me oleme nagu intelligentsuse tase tõuseb. Me näeme selgemalt. Aga jah, seda teinekord
takista seda, ta pidurdab, teinekord pidurdavad teatud omadused, ego, meie vale mina omadused pidurdavad seda tähelepanemisvõimet, märkame, jah. Ütleme, et ma jalutan tänava peal ja siis kogu aeg ühes ja samas kohas komistan ja siis lähen, jõuan porisena trenni või tööle või kus iganes ma teel olin. Kogu aeg ühes ja samas kohas komistan ja siis olen ilgelt pahane kohale jõudes, et näed, jälle ma pean riideid pesema, kogu aeg olen vihane ja pahane, aga ja võib-olla süüdistan ja olen ohvris ja mis iganes. Aga siis ühel hetkel, okei, ma näen, ma olen jälle porine, mis toimub, miks ma olen porine, mis värk on, siis okei, nüüd ma saan aru. Seal on see kuradi mauk, kuhu ma iga kord komistan ja sellepärast, nägin mustrit, jumal, kuidas ma nii rumal võisin olla, sellepärast ja siis lähed järgmine päev, võib-olla komistad veel korra, aga siis tuleb nähtavale, siis hakkad nägema seda. Ja siis astub mööda ja elu on õnnelikum peale seda. Tähelepanemisvõime, märkamisvõime. Märkamisvõime. Kuidas saab hakata rohkem märkama, millised on erinevad moodused? Mis vahendid on, kuidas seda teha saaks? No alguses okei, vaatame, kas üldse on mingisugune probleem kusagil, kas on mingisugune rahulolematus millegiga, kas on riided porised või midagi sellist. Okei, ja näed, sellega ma tähendab, see võiks olla teistmoodi. Nii, see võiks olla teistmoodi. Või sellest sõltuvusest või harjumusest tahaks lahti saada. Okei. No nii, hakkame nüüd vaatama. Mis viib mind selle harjumuseni? Miks see harjumus on? Mis iganes probleem kordub. Jah, mis iganes probleem kordub. Muutuda sellest nagu teadlikuks. Märgata kõigepealt seda. Ma leian. Siis mis selle asemel võiks olla? Nagu milline? Üks on näha probleemi ja siis mis see teine variant on? Alati vaata siin on alati, iga kord, kui tekib valik, meil tekib korraga 2 valikut, aga me ei märka tavaliselt seda nagu, et meil on 2 valikut kogu aeg. Nagu iga asjaga, kas teha või mitte teha. Kui tuleb mingi pakkumine, siis tuleb automaatselt pakkumine ka see vastupidine pakkumine. Kas sa pudel viina soovid? Siis tuli ka automaatselt sulle pakkumine, ega sa ju pudel viina ei soovi. Kumba valiku teeme?
ma arvan, mingisugused kohalolu praktikad, märgata võib-olla mingi päeviku pidamine tõenäoliselt, kirjutamine hakkab nähtavale tooma mingeid mustreid. Ja endast mõtete väljasaamine. Ja no üleüldse inventuuri tegemine, okei, davai, vaatame üle, nagu teeme inventuuri, nagu reaalselt teeme inventuuri. Mis on hästi, mis saaks olla paremini. Mis valmistab muret, mis valmistab rõõmu. Mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi. Inventuur. Ma arvan, et see toob asjad nähtavale. Mustrid, sealt hakkavad asjad hargnema. Vot. Kuule, aga selge, kõik head.